Proovi võtmine juustust. Kui laboriproovid erianalüüsideks ja uuringuteks võetakse eraldi, võta esmalt proov mikrobioloogiliseks uuringuks. Kasuta aseptilisi tehnikaid ja steriilseid vahendeid ning anumaid. Proovianumateks sobivad väikesed jaemüügipakendid. Proov peab koosnema ühest või enamast tervest avamata pakendist. Pakendi välispind ei tohi proovi saastada. Pakendi eemaldamiseks kasuta steriliseeritud vahendeid. Proovid võetakse sõltuvalt juustu kujust, massist ja tüübist. Näiteks ristkülikukujulisest 10–20 kilogrammi raskusest juustuplokist lõigatakse ristkülikukujuline proovitükk ning asetatakse sobiva suurusega anumasse. Proovi võib tihedalt mässida alumiiniumfooliumisse, pergamentpaberisse või suletavasse plastikkotti. Proovi võid võtta spetsiaalse juustupuuriga. Proovi võtmise kohad sõltuvad juustu kujust. Ristkülikukujulise juustuproov võetakse küljelt. Lükka piisava pikkusega puur juustu sisse. Tee üks täispööre ja tõmba koos südamikuga välja. Pane terve südamik proovi anumasse. Korda protseduuri, kuni saad vajaliku koguse proovi. Enne laborisse saatmist markeeri proovid kulumiskindla vahendiga. Märgi proovile identifitseerimise number ja kuupäev. Samuti täida kaaskiri. Säilitamine ja vedu ei tohi proove muuta. Säilitamisel kasuta külmakaste, kuhu on lisatud külmakehad. Proov ei tohi olla otsekontaktis külmakehaga. Proovid peavad jõudma laborisse võimalikult lühikese ajaga, eelistatavalt 4 tunni jooksul, kuid mitte hiljem kui 24 tunni möödudes. Säilitustemperatuur oleneb proovist ja soovitud analüüsidest.